Tere! Mida rohkem ma siin kanalil olen, seda sagedamini esineb sellist seisundit, kus ma tunnen, et ma pean millestki rääkima. Ma tean, et number 5 võib mõnikord negatiivses võtmes muutuda targutajaks, aga olles edasi arenenud oma teel, ühel hetkel õpid vahet tegema, millal on tegemist targutamisega ja millal on mingisugune kanaldatud sõnum, mis tahab läbi tulla. Ja kui midagi tahab nii-öelda kohale jõuda kellelegi, siis ei ole mul valikut, kui ma pean sellest rääkima. Ja ma pean rääkima täna piiridest, enesehinnangust ja heategudest ja abistamisest. Kus on piir heateo ja abi vahel ja kus on tegemist liigse sekkumisega. Üsna hiljuti ma tunnetasin ühe inimese puhul, et tal on tervisega probleeme. Aga ta väga ei hooli endast ja ma tunnetasin ka seda, et isegi kui ma ütlen talle, et vot olukord on nüüd selline, et sa tegelikult peaksid kohe haiglasse minema, siis ta ei usuks, sest sümptomid pole nii tugevad. Ja teiseks, kes olen mina, võõras inimene. Mul ei jäänud muud üle, kui ma lihtsalt vaatasin seda inimest, teadvustasin, saatsin talle mõttes häid soove ja loodan, et ta jõuab enne arsti juurde, kui on hilja. Abi saab anda ainult inimesele, kes ise abi küsib ja kes on nõus abi vastu võtma. Kui inimene on plokis, siis ei ole mingit mõtet talle abi peale suruda. Ja tegelikult niimoodi oma abi peale surudes võid kogemata lõhkuda mõne õppetunni mustri, mis tegelikult vajalik oli. Nii raske, kui see ka ei ole, tuleb sellises situatsioonis lihtsalt asjadel lasta olla. Ma soovin sellele inimesele kõike head, aga ma austan tema piire ja tema saatust. Teine teema, mille päästikud viimasel ajal minuni on jõudnud ja mille ma pean välja ütlema, on seotud sellega, kui inimese eneseväärikus on nii madal, et ta tunneb, et ta ei vääri õnne, ta ei vääri mingeid suhteid, ta tunneb ennast teise inimese kõrval madalamalt. Alustame sellest, et mitte ükski pole teisest madalam ega kõrgem. Igaüks on oma arengus täpselt seal, kus ta olema peab ja kus ta olla tahab. Mina austan seda, kes valib olla madalal energias, sest see on tema valik ja tema õppetund. Aga ma austan ka ennast. Ma ei lase enda energia välja madalaid energiaid. Ma ei talu ropendamist. Ja viimasel ajal ka alkoholi minu elus üldse ei ole. Lihtsalt
Tunnen, et see energia on nii madal ja ma ei vaja seda. Samamoodi on mu elus kadunud suhkur ja muud sellised ebavajalikud asjad ja ained. Aga kui ma tajun teistes seda, et nad peavad ennast madalamaks ja meelega ennast madaldavad ja selle tulemusena kukuvadki sinna madalasse mülkasse. No mida sa ütled? Kui sulle seal meeldib, pöörda edasi. Küll sa ühel hetkel ära tüdined ja otsid midagi paremat, aga kui sulle seal meeldib, siis ole täpselt nii kaua, kui sul vaja on. Aga ära mõista siis ka hukka neid, kes ei taha sinu porilombis olla. Ma ei tea, kas see kõlas kurjalt. Ma ei tahtnud targutada, ma lihtsalt tahtsin sõnumi edastada. Ja viimaks hingesidemetest. Kui sa oled kaua uskunud, et keegi on sinu kaksikleek ja mingil hetkel koged pettumust, ta ei olegi sinuga samas sageduses, ta ongi see põrsas, kes seal poris püherdab, siis las ta olla. Igasuguste hingelepingute nimetused on sildid ja ma olen kaotanud oma elus palju silte, mulle ei meeldi ennast sildistada. On nagu on, las ta siis olla. Mis siis, et tema mängib põrsast ja armastab pori. Sina oled lind ja lendad. Kõige tähtsam on see, et ära unusta, et lõppeesmärk, see kaksikleek, oled sina ise. Sinu sees on nais- ja meesenergia. Ja meistriks sa saad siis, kui sa selle tasakaalu viid. Armasta, ela, naudi. Elu on tegelikult ilus. Ilusat päeva sulle!